Tallinna nädala regatil Haven-Kakumäe sadamas käis tihe heitlus Eesti meistrivõistluste sarja võidu nimel. Siin selgusid meistritiitlid Laser Standard, Laser Radial, RS Feva, 29er, 49er, Katamaran F18, Tehno 293 ja Formula klassis. Kutsutud klassina osales 470. Millega kõige rohkem maadlemist oli nende päevade jooksul Kakumäel? Ma arvan, et natuke külmaga, sest ilm oli sügiseliselt külm, aga sõitude ajal oli soe, nii et tegelikult oli väga tore ja vähemalt ühel võistlusel meil oli lõpuks tuult ka. Põhiline konkurent on Karl Martin kindlasti ja ma arvan, et need jõujooned oleks natuke teistmoodi, kui ta oleks ka võistelnud viimasel 2 võistlusel, aga kuna teda ei olnud, siis tuli maksimum võtta. Et nüüd sa võid selle tiitli tasku pista? Just nii, et saab selle Eesti meistritiitli ka Laser Standard klassis kätte. Võib-olla mitte küll nii, nagu ma oleks lootnud. Karlat võita oleks ikkagi õige, aga võtan, mis antakse. I absolutely enjoyed it. The 3 days we have an amazing champagne sailing. The Friday and Sunday were the most trickiest in my opinion because the wind was shifting a lot and it was hard to come up with a proper strategy because of the unpredictable wind shifts. But other than that, it was amazing and I love what you guys have done with this place. My strength is definitely my physical condition, for which I should thank my coach, Elena. She's amazing and we have worked really hard for the past 3-4 years and definitely my feeling and my speed. So I was just enjoying and sailing my way throughout the waves and just thinking about speed. That was the most important in my opinion. Sellel võistlusel kõige suurem väljakutse oli võib-olla panna ennast sõitma nii hästi kui võimalik, olenemata sellest, et me rada läbisime üksi, et kindlasti saime sellest võistlusest rohkem välja võetud kui tavalisest treeningust, et oli ikkagi teisi paate, kellega pidime arvestama ja suutsime ennast meelestada vastavalt tavapärasele võistlusolukorrale, aga see ei olnud kerge. Mis nüüd järgmiseks sees on? Järgmiseks me veel peame plaani, et mis me siin sügisel teeme, et erinevad variandid on laual. Et eks me ilmselt kuskile välismaale sõidame nüüd siin järgmisel kuul juba, aga kaugem eesmärk on see, et novembris läheme Uus-Meremaale, kus detsembri alguses toimuvad maailmameistrivõistlused. Sealt lähme olümpiapiletit püüdma, et see on meie ainuke eesmärk ja loodame, et selle eesmärgi seal täidame. RS Feva ja 29er klasside kvalifikatsioon toimus reedest pühapäeva lõunani. Lõpptulemused 1.–4. kohani määras finaalsõit. Mis teile õnne tõi täna? Vähene treening. Ma arvan, et pigem pikaajaline kogemus. Ja kuidas sa selle stardi actioni kohta ütled? Ma arvan, me vedas. Olime õiges kohas, õigel ajal. Kuidas see võistlus siin Kakumäel on? Millised tingimused teil istusid? Üsna keerulised tegelikult, eriti arvestades seda, et esimene päev saime 4 tunniga ainult 1 sõidu. Tuuleolud on tegelikult päris rasked ja arvestades seda, et me sõitnud ei ole, siis esimesed tugevad tuulehalsid olid eile alles startida või sõituda. Nii et, aga ei, muidu väga meeldis. Ja mis nüüd esimene asi on, kui kalgale lähete? Teete? Sauna. Imeline. Ja väga hea tunne on. Ja mis teie see pingutuste kõige kroon oli, mis kõige raskem oli?
Ma arvan, et alla tules konkurentide jälgimine. Ja, et oli raske nagu purje jälgida ja samal ajal ka teisi vaadata, et nad mööda ei saaks. Ja kuidas sellise temperatuuriga sportlasele võistlemine on? Raske ikka, et praegu on ikka 2 nädalat järjest õbine olnud, et päris ikka paksult peab riidesse panema, et päris haigeks ei jääks, et koolis saaks ka ikka käia. Ja mis esimene unistus nüüd on? Mida kohe teeks, kui kaldale saaks? Ilmselt tähistaks. Mis tänasel sõidul kõige kirkamalt meelde jäi? Külm ilm, lained, hirm, suured kiirused. Et kõik see, mis on meie vastased, kaasa arvatud. Meri, vastane, laine, kõik see on vastik. Mina ei tea, kus kohast meil suksed masohistlikud soovid purjetada on tulnud, aga lõppkokkuvõttes on ju kõik kena. Ja mis need nipid olid, mis teistest mööda viisid? Siin ikka mingi korralik tehnika ja natuke tuulepööramisi vaadata ja hoida paadi kiirust, mis nagu ikka puretus. Mis selle paadiklassi teie jaoks kihvtiks teeb, et miks te olete selle valinud? Ta on hea kiire paat, eriti niisuguse tuulega ja niisuguste lainetega on väga lõbus sõita. Ja toob ühe poisiklikkuse vanas inimeses ka välja, et see on nii hirmus, et see on vägev. Sellepärast tasub purjetada. Kõik noored katamaraanitama. Mille poolest see 470 klass sulle meeldib? Ta on oluliselt mitmekülgsem kui teised paadiklassid, et seal on nagu nii palju asju, mida sa saad oma paadi juures muuta ja ümber teha, just siis nii-öelda on rohkem sellise materiaalpoole pealt, kalda peal, et nagu süsteemi ehitada. Et see on midagi, mis on sellele paadiklassile väga omane. Aga siin olid, kuna Tallinna lahel on tihti nii, et tuul ja laine tulevad eri suuntast, siis siin oli nagu suur laine tuulega samast suunast ja me pole väga selliseid olusid saanud, mis tähendas, et niisugust hüplemist ja edasi-tagasi liikumist kursus oli päris palju ja see meeldib mulle. Igasugune nagu füüsiline tegevus on väga äge. See tundub jäine, aga vesi on 15 kraadi, päike paistab, annab natukene rõõmu juurde, nii et väga, ütleme, külmi olnud üldse. Sõitsime suviste kalipsodega ja paljajalu ja ei olnud häda midagi. Me liigume rohkem, teeme rohkem tööd, võib-olla nii ei saa öelda, aga me rohkem töötame, aga meil ei ole nii külm. Ja kuidas, milles see töö seisnes, mis teid võiduni viis? Lihtsalt meeldib selle alaga tegeleda, olen pikalt teinud ja oli võib-olla õnne ja et käis kõva rabelemine ja seekord läks niimoodi. Ma tunnen, et mul läks väga hästi, aga konkurents oli siiski natuke tugevam kui eelmisel võistlusel. Ja mis see otsustav koht oli, mis sinu jaoks pöördada ja sinu kasuks? No mina võitsin siis ainult sellega, et mul oli suurem puri, sest et nemad kõik on minust rohkem sõitnud ja muidu ma siiski natuke üritasin mingit strateegiat kasutada ja siis see tuli kasuks. Väga ilus ja hea võistluse, et on nagu tore olla siin. Ja mis sinu tugevused olid võrreldes teistega? No kindlalt nagu laupäeval oli minu ilm ja sain sellega nagu natuke kiirema kui teised ja. Mille poolest see sinu ilm oli? No ei olnud nagu liiga tugev, aga ei olnud ka liiga nõrk, et nagu sa pidid ise nagu õigesti jalad panema õigesse kohta õigel ajal nagu. Aga oli sellist mõtlemist palju, olid sa piisavalt treeninud just seda, mida vaja oli teha? Ei olnud, sest selliseid ilmu ei ole palju, aga sellepärast ongi nagu tore nendega sõita ja võistelda. Mis sinu trumbiks oli teiste sõitjate ees? Ma ütleksin, et tugev tuul ja allatuul enamasti. Jah, et vaikne tuul väga ei käinud minule. Aga kuidas see eilne päev oli sul konkurent ka väga tugev, et mis sa tegid, et teda seljatada?
Noh, hästi palju pumpasin ja selles mõttes jälgisin teda, mis tema teeb ja mis ma võiksin temast paremini teha, et hästi palju jälgisin.